Pole sinna kaussi veel oksendanud, aga pesnud olen seal, salatit olen teinud. Keili, mina vaatasin alles eile sinu Instagrami storysid, sa olid täiesti teises riigis, teises maailma otsas. Kuidas sa nüüd järsku siin oled? No ma jõudsingi umbes täpselt 3 tundi enne muusikaõudade algust Eestisse Baalilt. Olin 6 aega Baali ja siis mõtlesin, et ma ei ole 5 või 6 aastat muusikaõudadel käinud ja mul on iga kord selline tunne, et ma jään nii ägedast üritusest ilma, aga see kuidagi ei ole seni veel üle kaalunud seda, et ma tahaks oma pikka puhkust varem ära lõpetada, aga mõtlesin, et ema 25 ikkagi, et siis jah, nii et ma olen ainult mõned tunnid veel Eestis viibinud praegu. Ja kuidas see sul õnnestus? Oli siis tõesti kohe võtta lennupiletid, kõik toimis ideaalselt või oli sul mingi sõber kuskil, kes kõik ära korraldas? No ma olen iseenda sõber, kes kõik ära korraldab, aga kuidagi nagu napilt tegelikult ma pidin jõudma teisipäeval, aga nii mõnus oli seal 30-kraadise kuumuse käes päevitada. Et ma lüksin piletid veel nii palju edasi, et ma just jõudsin päeval, aga mul on üks selline, Baalilt Eestisse tulles, kes on käinud, teab, et see on praegusel hetkel minimaalselt 24 tundi nagu reis ja ma tegin esimest korda elus elu kõige pikema lennureisi, ehk siis see on siis Baalilt Amsterdami, see on 19 tundi, aga mul on niisugune reisihäkk, et mina magasin selles 17,5 ilma ühegi abivahendita, mul lihtsalt on väga hea uni. Ma tahaks väga teada, kuidas seda esile kutsud. Lihtsalt oled nädal aega järjest üleval ja siis magad 17 tundi. Mul on puhas südametunnistus. Aga Eestis tagasi olles oleks paslik ju tsiteerida A-rühma, et ninalöör on õmbes ja tossud porised. Kuidas siis on tagasi tulla, et eile olid palmi all ja täna olete siin porine, külm? No esiteks, ma armastan Eestit, aga mis siin jaanuarikuus toimub ja novembris, ma tulen, vaatan Amsterdamis, Amsterdamis oli päike, Baalil lõõmas, siin kõik inimestele öeldakse, vaadake aknast välja, nii palju ilusaid värve, teeb tuju heaks, 50 halli varjundit ja veel hullem. Aga see polnud veel kõik, mega külm oli, assun kohe poriloiku, lumi on ära sulanud, inimestel on nii kopp ees nagu sellest kaamosest. Lähen koju, mõtlen, et mul on nagu 45 minutit aega, et jõuda muusikaõudade jaoks meiki, riided ära vahetada ja iga minut arvel. Et võtan ühe kiire sooja duši ja pealegi ma olen 24 tundi lennanud, mul on vaja juukst ära pesta, lähen duši alla, panen juba juuksemaski, kõik valmis. Panen vee tööle ja olen nagu mingi külm on nagu. Et huvitav, et ma olen 6 aega ära andnud, kas ma olen arve unustanud maksta või nagu keegi teeb mingit pränki. Siis ma olen nagu hommikul tagasi selgeks, ei lähegi soojaks. Helistan kõik inimest läbi juuri, mis toimub, et ei, et no maja halduri lõpuks ta oli nii, et oota, sa ei olegi lugenud meili, et meil on veekatkestus või mingisugune elektrikatkestus täna õhtul kella 8-ni. Ma olen mingi okei. Ja siis mu juuksur on nii, et ära pese juukseid, sest ei tule külma veega maha šampoon, ma nii, et keetsin vett ja pesin ennast ja mõtlesin, et lahe, siiamaani on külm. Pesukausis nagu ikka meie esiemad vanasti. Pesukausis, nagu tegelikult mitte pesukausis, vaid salatikausis. Panin sinna keeduvett, panin seda külma vett ja olin mingi like good old times nagu. Ühesõnaga, väga tore vastuvõtt oli Eestis, aga ojualine on tegelikult kodus tagasi olla. No ma näen, et see Baali päike ei ole sinust ikkagi seda eestlast ära peletanud, sest igal eestlasel on ju see salatikaus, kuhu toimub nii oksendamine kui juustepesu kui ka salat, see kõik käib ühes kausis ja me teame, et see on hea, on nii? Pole sinna kaussi veel oksendanud, aga pesnud olen seal, salatit olen teinud ja väga töötas. Aga inimesed tunnevad väga palju ka huvi selle vastu, mis sa üldse teed seal Baalil? Ongi niimoodi, et lihtsalt puhkadki 6 aega, no püha Jeesus. No esiteks oli juba rahalisel kaalutlustel, see on nii palju odavam, arvestus kui külm Eestis oli, siis sai ikkagi kodus elektri välja lülitada. Oleks pidanud selle veearve ära maksma. Aga jaa, mul tõesti, ma olin nagu kindel, et ma see aasta ei lähe Baalile. Ma tahtsin Costa Ricale minna, aga kuna mul oli see põlveõnnetus, ma ei saa surfata. Ma mõtlesin, et olgu, et see on hea kindel, rääkisin ühe sõbranna kaasa ja tõesti, mul on seal nii kodune olla, ma olin 4. kord juba, ma olen seal palju elanud ja seekord mul oli täiesti teistsugune reis. Ma nädala alguses, kui ma jõudsin reisi alguses, ma käisin aastavahetuse üritustel, natukene pidutsesin ja siis esimest korda elus käisin sellises retreatis, kus meil ei olnud nädal aega õigus kasutada telefoni, põhimõtteliselt mitte kellegagi rääkida väga, sõbrannaga natuke
tantsisime, hommikul oli jooga, õhtul oli massaaž, nii et pärast teist päeva ma olin nii, et ma lähen hulluks, sest see on liiga kaua kestnud, ma ei pea vastu ja kuidagi nädala lõpus mul selline tunne, et vau, et see vist ongi nagu mingi püha puhkus. Esimest korda ma olin tõesti nii, et ma ütlesin, et palun ärge helistage mulle, ma ei vastanud ühelegi meilile ja ma täiega tundsin, mul seda vaja enda pärast teha ja ma sain sellekordselt reisilt kõik, mis ma tahtsin, nii et ma olen nüüd täiega puhkanud. Homme on kodutrahaks esimene võte, esmaspäeval on südamesoovi esimene võte, tuleb freaking lahe kevadhooaeg, nii et vaadake kõik Kanal 2. no issa, ma mõtlesin, et ma hakkan küsima, et kas sa lähed siis homme tagasi, aga no nüüd me saime juba teada, et ei lähe sa kuskile, nüüd sa oled siin. Nii palju energiat, et pange ennast valmis. Selge, paneme valmis, aitäh sulle, Keili. Ma ei teagi, tere tulemast tagasi, welcome to Estonia. Aitäh.